Tere, hea Türi taskuhäälingu kuulaja ja vaataja. Täna oled sa sattunud Türi linna ühte kaunimasse nurka, nii otseses kui kaudses mõttes metsa äärde, Türi Lillelaada kantsi ehk Türi ühisgümnaasiumisse. Meiega koos on siin Annabel ja Marta ja mina olen Taive. Ja miks me selle Türi taskuhäälingu seekord oleme kaaperdanud? Sest me tahame oma koolist rääkida. Tahame rääkida sellest üldises mõttes, mis tunne ausalt ja otse siin koolis olla on. Kuid selline salajane mõte on meil ikkagi püüda ka just teie tähelepanu, kes te teate kedagi, kes on lõpetamas 9. klassi ja mõtleb, kuhu edasi õppima minna. Ja see valik võib olla üsna keeruline. Aga enne kui me läheme teema juurde, teeme ühe soendusküsimuse. Selleks, et te siin saates Annabel ja Marta saaksite praegu olla, te peate puuduma ühest tunnist. Ja. Mis tunne on puududa? Täiesti tavaline. Tavaline? Et see käib nagu koolilapse elu juurde? Ja, eks ikka tuleb vahel ette, kui näiteks mõnel olümpiaadil käia või muid tegemisi teha. Ja, minu puhul, kui lihtsalt on vaja puhata, siis ma võtan endale selle aja. Ehk see ei ole väga traagiline, aga siiski, mis juhtub, kui liiga palju puududa? Teiega vist ei juhtu? Ja, mul ei ole ette tulnud seda, aga siis on need 20% tööd. Aha, nii. Ja mega palju järelvastamist, mida lihtsalt keegi ei jõua kunagi minu arust ära teha. Ehk et siis on õppimisega muret. Just. Aga olgu, see oli lihtsalt soendusküsimus, et hakkame nüüd oma sükest saaterada minema ja nagu ma juba enne vihjasin, siis tähelepanu tahame pöörata just sellele mõttele, et miks või mis põhjusel või valida siis seda Türi ühisgümnaasiumi, sest südames me oleme mõtetega juba tegelikult nende 9. klassi lõpetajate juures, sest iga kevad tekib meil see ootusärevus, et siia koolimajja hakkame ootama kandideerima jälle uusi õpilasi, kes siis järgmine aasta 10. klassiga alustaks. Läheme teiega korra mõtetes 2 aasta tagusesse aega. Tuleb teil meelde 9. klass, kevad, lumi sulab, kooli lõpp on lähedal. Kui te nüüd tagasi sellele ajale vaatate, siis kuidas te kirjeldaksite, millised te siis olite? No mina näiteks hetkel nagu kevade alguses ma ei olnud üldse kindel, kuhu ma tahan minna. Kõige avatud, siis ma tegin Tartu katseid, ma tegin Tallinna katseid, ma proovisin igale poole. Ja Türi ei olnud, ma arvan, kevad algus isegi mul nagu mõttes mitte kordagi, nagu ma ei plaaninud siia tulla. Marta, sinul? Minul oli just vastupidi. Mina olen terve elu tegelikult tahtnud siia kooli tulla, sellepärast, et kui ma olin väike ja isegi põhikoolis veel ei käinud, siis ma käisin oma vanaemaga hästi palju tööl kaasas. Ja siis, kui suured õpilased olid tunnis, siis mina muudkui jooksin siin mööda treppe üles alla ja avastasin koolimaja ja otsustasin juba väiksena, et siia ma tulen. Vaata, kui toredasti tegelikult 2 erinevat lugu tuleb välja ja ühtepidi ka see muster tuleb välja, et kui sa tead seda maja ja sul on lapsepõlvega sellega positiivsed nagu informatsioon all, siis ei ole valikus kahtlust, et siis sa tead, et ma tahan siia kooli tulla. Noh, see on ka meie tänase saate eesmärk, et anda natukene seda sisevaadet, et mis siin koolis toimub. Ja teistpidi ka see lugu on tegelikult üsna iseloomulik vist 9. klassi noorele, et igaks juhuks katsetad igale poole, päris täpselt ei tea. Kuidas sa nagu emotsionaalselt mäletad, Annabel, seda perioodi? No, õppida tuli ju ka samal ajal veel. 9. klass minu arust ei olnud kõige raskem. Mäletad, et see eksamipinge, mis lõpupoole tuli. Aga emotsionaalselt ma arvan, et ma tahtsin lihtsalt kõike selle, et jääda koju. Minu arust see oli nagu pettumus mul ise endale. Nagu ma arvasin, et ma nagu ei ole rahul ise endaga, kui ma jään koju. Aga lõpuks ma tegin lihtsalt selle otsuse, et ma tahan olla kodus. Ja et see on minu valik ja ma tulen tüügi ja ma tahan siin olla. Tegelikult tõsi, vaata nüüd need noored, kes hakkavad meie kooli tulema, siis neile esimest korda rakendub ka see kohustus, et määruseid on muudetud, haridusministrid ja muud tegelased on tööd teinud, ehk et nad peavad igal juhul kuhugi õppima minema. Ja siin maapiirkonnas ka Türil olles tegelikult tähendab see päris paljudele selliste väiksemate koolide õpilastele ilmtingimata seda mõtet, et nad peavad kodust ära minema. Sest kas kutsekooli või siis kuhugi gümnaasiumisse.
räägi meile siis, sul tuli lõpuks see taotlus, et sa tahad ikkagi koju jääda. Miks on hea kodu lähedal koolis käia? Sellepärast, et see on tuttav sulle ja nagu nii sa teed elus nagu keskkonnavahetust väga, nagu ma arvan, mitu korda kas elu jooksul ja kui sa oled veel nagu nii noor, siis ma arvan, et no minu puhul oli see, et ma tahtsin lihtsalt olla oma perega nii kaua, kui ma saan olla. Selles mõttes, et ülikooli ma ilmselt lähen nagu nii, et siis on see aeg, kus ma lähen ära, et ma praegu tahaks lihtsalt keskenduda sellele, et mul on veel vennad ja et ma tahaks endaga koos ühes majas elada, sest see on tore ja ma armastan oma perekonda lihtsalt. Ja see on ilus sõnum tegelikult, et see vihje sinu lauses just ja mina sükse kergelt hallijuuksega võin seda kinnitada, et küll see elu niikuinii paiskab inimesi ühte või teise kohta ja kui õppimise ajal, mis tegelikult on ju pingutus, me jõuame selleni, saad sa olla ikkagi sellises mugavamas keskkonnas, kus sind toetatakse, on tegelikult ju hea, nii et kooli lähedus kodule võib olla positiivne. Või Marta, mis sina arvad? Ja, mina arvan ka, et kodus on ikkagi lihtsam, vähemalt minu jaoks on lihtsam õppimisega tegeleda, sellepärast, et kui ma näiteks oleksin läinud kuskile ühiselamusse või üürinud korteri kusagil suuremas linnas, siis ma peaksin tegelema veel korteri ülalpidamisega ja palju aktiivselt. Ma peaksin näiteks iga õhtu tegema iseendale süüa, iga õhtu käima, või mitte päris iga õhtu, aga tegema näiteks kõik sisseostud ise, kõik pesupesemised ise, mida ma muidugi oskan teha ikkagi, aga vahepeal lihtsalt koolitöö kõrvalt võib-olla on palju. Jah, ta on palju, aga samas me peame tunnistama, et meie koolis on neid tugevaid õpilasi ka, kes elavad siin kuskil kaugemal, aga on tulnud siia ikkagi õppima. Ja üks väärtusi, mis ka meie koolil koos Türi vallaga kenasti on, et neil see mure võetakse ära, et nad peavad väga hullult elu endale korraldama, sest Türi valda aitab neil tegelikult leida elamise. Ja nad tulevad ka omamoodi toime. Kui te mõtlete oma nende klassikaaslaste peale, siis kuidas te neid kirjeldaks? On nad kuidagi teistsugused, kui kodus elavad lapsed? Kindlasti mitte. Ma arvan, et sa tegelikult isegi ei saa aru, et nad on kuskile kolinud või midagi, sellepärast, et võib-olla see ei olegi nagu nii oluline, et sa nüüd kolid. Ma arvan, et lihtsalt mõnel inimesel võib see tekitada väga palju stressi ja nagu see keskkonna muutus nagu ei pruugi otseselt tegelikult välja tulla. Üks asi, millest ta ilmselt võib-olla mõjutab, on just nimelt ka see õppimise edukus, ehk et võib-olla tulles kõik unistavad, et ma tahan olla selle kooli natuke liialdan, aga ikkagi kõige parem õpilane. Aga kui sa samal ajal korraldad ka seda muud elumustrit, siis võib-olla lihtsalt õppimine natukene kannatab. Aga kui orienteeritud teie olete headele hinnetele? Tore on neid saada. Ja eks ikka tuleb pingutada ja õppida ja teha, et ilusaid hindeid saada. Siit me jõuamegi tegelikult ühe kooli väärtuse juurde. Mis te arvate, mis väärtuse peale ma mõtlen praegu? Õpitahe. See on see esimene väärtus meie väärtuste nimekirjas. Kui öelda ühele gümnaasiumi õpilasele, et sa pead õppima, siis mida teie jaoks õppimine tähendab? Lihtsalt kaasamõtlemist, kuulamist, päriselt nagu mõttega juures olemist ja seda, kui nagu sul on teised nagu kaaslased ümber, kes on nagu sama motiveeritud kui sina. Ja. Mõtlemine, kaasamõtlemine, kuulamine, mis veel õppimine tähendab? Kuidas sa tead, et sul on õpitud? Ma arvan, et see on tegelikult nagu tunne. See, et sa oled arenenud, näiteks, et nüüd ma saan aru või et nüüd ma ei saa aru, aga ma tean, miks ma ei saa aru või midagi sellist. Meenutasime 2 aastast tagust aega põhikoolis. Nüüd hiljuti oli tegelikult teie elus veel üks verstapost. Mina panin ühe verstaposti siia vahele. Mis te arvate? Seoses Türi ühisgümnaasiumis õppimisega, mis te arvate, mis see võis olla? Et teil on täpselt pool aega gümnaasiumis õpitud. Kuidas see tundub? On see palju või vähe? Vähe. Tahaks rohkem. Tahaks rohkem, et oleks kaugemal? Olla veel siin. Ahaa, olla veel siin nagu, hoopis. Gümnaasium, ma arvan, nagu see on tegelikult võrreldes põhikoolis on nii lühike aeg. Ja gümnaasiumis, ma arvan, nagu seltskond ja kool ja kõik muutub palju kodusemaks, kui nagu põhikool üldse kunagi olla sai. Ja lihtsalt ei taha lõpetada. Ei taha veel lõpetada? No vot, mina jälle köötsin ette, et see toob sükse tunde, et pool mööda sies ainult vähem on jäänud.
aga tegelikult hoopis on nagu siis niisugune nukruse tunne, et varsti hakkab juba läbi saama. Sinu pilk reedab, et sa oled nagu so-so, 6-7, kui vanamoodsalt öelda. Seepärast, et no eks muidugi on kurb, et varsti tuleb jätta armas kool selja taha, aga samas, kui me mõtleme, et pool gümnaasiumil läbitud, siis see tähendab ka seda, et pool uurimistööd on justkui juba tehtud ja kõiki neid tähtaegasid, mille jaoks tuli ära esitada. Nii et see on positiivne. Mulle meeldib see õhkkonna sissetoomine ehk et selline hoolivus ja harmoonia on ka meie kooli väärtused, aga tuleks enne veel korra ikkagi selle õppimise juurde tagasi, sest kui me korraks jälle mõtleme nende peale, kes peavad suunama oma noori inimesi edasi kuhugi õppima ja üks valik on gümnaasium, siis gümnaasiumis tulles tagasi õppimise juurde. Räägime siis ausalt ja otse, on see kerge, on see raske, mis see erineb, mille poolest see erineb varasemast õpikogemusest gümnaasiumi õppimine? No ma arvan, et väga raske on tulla gümnaasiumisse, kui sa ei taha siin olla või sa ei taha siin õppida. Või sul ei ole näiteks nagu niisugust nagu harjumust, et nüüd ma õpin selle jaoks, sest sa lihtsalt ei jõua nagu teha asju, sa ei jõua tempoga kaasas püsida. Ehk et siis mitte lihtsalt õpikohustus ja õpivastutus, vaid õpitahe on meil just õigesti valitud, ehk et gümnaasiumisse tuled siis, kui sa tõesti tunned, et sa tahad õppida. Aga see tahad õppida, kuidas see siis avaldub? Ma mõtlen seda gümnaasiumi õppimist ka kõrvalt vaadates, mulle tundub, et see ei ole see, et õpetaja teile nagu kõik selgeks teeb, vaid kus see õppimise koormus siis asetseb? Ma arvan, et selles, et kui sul jääb midagi tegemata, siis sa tegeled sellega kohe, sa oled nagu valmis selle jaoks, et nüüd ma pean selle ära tegema. Ja sa oled nagu kogu aeg oledki lihtsalt valmis nagu tegelema, õppima, sellepärast, et see on sinu haridus ja ehk siis sa oled kohusetundlik ja vastutustundlik ja pead lihtsalt järge, et liiga palju lünkasid ei tekiks õppimisse, sellepärast, et liiga palju on lihtsalt liiga palju ja see ei tule kasuks. Ja kodune koormus, kas koolis saab kõik õpitud? Kindlasti mitte, aga võiks ju nii olla, et saaks. Ja põhikoolis ma ka kunagi ei saanud koolis kõik õpitud. Ja ma arvan, et see tegelikult oleneb väga palju inimesest ka, sellepärast, et no, mulle vahepeal ei meeldi kodutöid teha, ma tean, et ma tunnis ma sain aru, miks ma teen seda kodutööd. Et samas kodutöö tegemine on väga oluline, sellepärast, et sellised nagu kinnistabki kõike ja ma olen nagu näinud teiste inimeste pealt ka, et mõnikord, kui sa ei tee kodutööd, siis lihtsalt jääbki nagu teema õppimata. Ja, või siis vahepeal, kui sa näiteks lähed mõni päev kooli, selleks päevaks oli õppida, näiteks mõneks tööks, siis mina olen täpselt selline inimene, et kui ma mõtlen eelmine õhtu, et ma tunnis sain sellest väga hästi aru, ma natukene vaatan üle, siis ma tegelikult ei saanud sellest tunnis aru tavaliselt. Või siis mõtlesin hoopis mingisugused oma lahendused välja, mis tegelikult ei tee mitte midagi. Ja kuidas see siis mõjutab seda tööd? Halvasti mõjutab. Nii et kodus õppimine ja kordamine vähemalt minu jaoks on väga oluline. Mulle meeldis ka sinu sõna, mida sa kasutasid, et see järjepidevus. Ehk ma kujutan ette, et kui seda järjepidevus võtta ka üheks selliseks sisemiseks väärtuseks, siis kui seda ikkagi iga õhtu ja järjepidevalt teha, siis ei ole see gümnaasiumi õppimine nii raske. Või? Ja lihtsalt kui kodutöid satub palju ühe päeva peale, siis iga päev mingid suuremat ülesannet teha on keeruline. Aga kui mõelda, et mis väärtus see teile tegelikult loob, et te olete nagu sellises olukorras, kus te olete sunnitud pingutama, kohal olema seal tunnis, samas ka kodus järjepidevalt asju uuesti üle vaatama, sest ega see gümnaasium ei paku ju mitte ainult seda tarkust sinna ajude vahele, vaid ta teeb teiega midagi veel. Kas te olete juba tajunud, et mis 1,5 aastat gümnaasiumõpingut teid kui inimesena on mõjutanud? Ma arvan, et nagu kõige rohkem see... No ma olen juba aru saanud, et gümnaasiumi ei ole selle jaoks, et ma jätan kõik keemiavalemid meelde või mõne inimese jaoks ilmselt on või et ma oskan nüüd matemaatikat nagu täiesti oskangi või ma õpin mingi keele nagu 100% selgeks või see pigem ongi lihtsalt see, et ma olen nagu õpin õppima, õpin nagu arenema ja avaldan oma nagu maailmapilti. Ja. Sest nagu ma saan aru, nagu, et kui sa gümnaasiumi siis nagu ei käi või nagu ma ei ole nagu kogemusest ei saa rääkida, aga mingid nagu teemad jäävad nagu kuidagi nagu ära. Sul ei teki niisugust kohusetunnet võib-olla. Ja.
aga ma arvan, et see on üldse niimoodi. Mis sa võiks välja tuua, et nüüd 1,5 aastat, pool gümnaasiumi on selja taga, milline inimene sa olid siis, kui sa tulid 10. ja milline sa täna oled? Oled sa inimesena muutunud? Ma isegi ei oska vastata sellele. Mina leian, et võib-olla kuidagi ikka olen muutunud. Mitte niimoodi, et ma ise aru saaks sellest. Jah, mis teebki meie töötajate elu siin koolis lahedaks, et meie näeme kõrvalt tegelikult seda muutust. Me näeme, kuidas alguses õpilased tulevad, nad on alguses võib-olla õhines ja selline samas see kohanemisraskus võib mõne inimese üsna nurka vajuda, aga tihtipeale on paljud kas väga vaiksed või siis vastupidi jälle nagu liiga sellised hoos ja kelmikad ja siis on nii tore vaadata, kuidas nagu aastast aastasse tegelikult küpsete ka inimestena, te muutute planeerivamaks, otsustaja kindlamaks, võib-olla ka julgemaks, need vaiksemad tavaliselt avanevad, lähevad jutukamateks ja vastupidi, need liiga sellised uljad muutuvad nagu rohkem analüütiliseks, ehk et see gümnaasium tegelikult toob kaasa ka ikkagi sellist küpsemise aega ja siis, kui noored on sellised vahvad inimesed, siis me saadame nad jälle teele, et nüüd minge ja vallutage uusi maid. Mis põhjusel peaks üldse gümnaasiumisse tulema? Mis need uued maad on, mida te siis vallutama hakkate? Kõrgkoolid. Ülikoolid. Sul ka on sihtilmes, Korenem juba mainisid ka, et ülikooli minna. No, ma tahaks ülikooli minna, aga ma olen väga pikalt ka mõelnud selle peale, et kui mul tuleb mingi muu valik või mul tuleb mingi muu võimalus või ma mõtlen millegi uue peale, siis ma 100% ei peagi ülikooli minema. Ma arvan, et ma lihtsalt ootan, kuni tuleb mingi klikk, et nüüd see on see, mida ma teen. No, selle koha pealt me saame ka olla jälle nüüd just tänulikud nendele hariduselu korraldajatele, sest tänapäeval on ju võimalik ülikooli minna ükskõik mis vanuses, et olid ajad, kus piirati ära, et ma ei mäleta 30 või mingi vanus oli, kus sa pidid minema, aga need on kõik möödas, nüüd saab minna tõesti ükskõik mis hetkel veel ülikooli. Nii, et kui me nüüd selle õppimise teema kokku võtame ja õpitahte kokku võtame, siis gümnaasium on selleks, et õppida, proovida uusi asju, avastada, mis sulle meeldib ja mis mitte. Näiteks ma olen käinud floristika valikkursusel, mis tundub selline, et paned lilli natukene siin kokku, et mis seal ikka on, aga see on tegelikult väga selline põnev, huvitav, aeganõudev töö, vähemalt minu jaoks. No ma arvan, et gümnaasiumisse on ka hea tulla siis, kui sa ei tea täpselt, mis sa teha tahad, sest siin ongi tõesti väga palju erinevaid variante ja valikuid, mida proovida. Kuigi samas mõni gümnaasium on küll suunaga, et sa tead täpselt, mida sa teha tahad, et ma arvan, et valikuid on palju. Vot see ongi tegelikult ka üks meie kooli ükseid omapärasid, mida me ei ole väga kaua rakendanud, õigupoolest teie lend on esimene, kes saab seda juba täies mahus nagu rakendada, see on see mooduliteks jaotamine. See kõlab nagu selline abstraktse sõnana mooduliteks jaotatud õppimine. Kas teie nüüd, kui teil on pool gümnaasiumi selja taga, saate aru ja oskate seletada, mida see siis tähendab, et meie koolis käib moodulõpe? No, ei, me teeme seda süsteemi kindlasti. Ma saan aru, miks see seal on, ma saan aru, et see ongi selle jaoks, et iga inimene saaks proovida täpselt seda, mida ta tahab proovida. Ja seal on väga palju huvitavaid valikaineid ka, mida ma olen aru saanud, teistel lendudel ei ole olnud. Ja see ongi, ma arvan, et see ongi kõik seal silmaringi avaldamise pärast. Noh, et siis meie kuulajad, vaatajad ka saaks aru, mis see mooduli mõte on, siis mind just tuligi see uuesti teadvusele mällu mõttesse, mis iganes sõna see peaks siin olema. Sellega seoses vaata, et sa saad nagu katsetada, ehk et see moodulite valik on meil eks ju selline, et sa võid, kui sa tahad minna ühes liinis iga valiku hetkel, igas poolaastas, mis see valida on, valida täpselt ühesisulised moodulid, aga sa võid ka hüpata, et võtta seal reaalkalduvusega, humanitaarkalduvusega, et nagu kunstikalduvusega, ehk et sa saadki nagu ennast alles avastada selle gümnaasiumi käigus, pluss siis need valikained veel toetavad, eks ju. Ja meil ongi täpselt niimoodi, et Annabel on olnud terve aeg selles kunsti moodulis nii-öelda, kus on sellised väga kunstilised ained. Ja mina olin alguses seal humanitaari poole peal, kus olid keeled ja sellised teemad, aga nüüd ma läksin ka sinna kunstimoodulisse üle. Proovida rohkem asju lihtsalt. Miks on noore inimesena hea katsetada? Sest sa ei pruugi teada, mis sulle meeldib. Just. Just. Nii absurdne on tegelikult mõelda, et mida ei ole absurdne on. Ma kadestan tegelikult neid inimesi, on olemas ikka selliseid inimesi, kes juba
esimest korda elus viiulikontserdil 4-aastaselt otsustasid ära, et nendest saavad viiuldajad, aga enamus inimesi ikkagi alles otsivad elu jooksul neid õigeid suundasid. Ma olen ise selle koha pealt tehe näide pidanud elus 9 ametit ja 10. See on nii vana väljend, et ei tea seda vist, mis juhtub 10. ametiga. Ei tea vist, jah. No vot, süke ütlus oli kunagi, et 9 ametit ja 10. nälg. Aga ei, koolis töötamine ei too nälga, koolis on tore töötada. Ehk just see erinevate asjade katsetamine ja valikained samamoodi, et need kestavad ju 1,5 aasta, eks ju? Ja 1,5 aastat vist. Ja siis järgmine kord saad jälle, isegi sunnitakse vist natukene valima teist valikainet või? Kuidas see koolikord on? Ja meil on niimoodi, et sa saad ühte valikainet võtta 1 korra. Ehk siis, kui ma näiteks võtan keraamika, ma eelmine aasta lihtsalt käisin keraamikas, nii et see on hea näide, siis sel aastal ma enam ei saanud keraamikasse minna. See ongi lihtsalt selle jaoks, et kõik saaksid võtta just selle, mis neile meeldib ja ei oleks niimoodi, et üks aine, seal on kogu aeg need ühed samad inimesed ja sinna lihtsalt ei mahu enam uusi tulijaid juurde. Ehk et just nimelt seda avastamise rõõmu, et siis teada, mida siis ükskord teha, kui see gümnaasium läbi on. Just. Enne ütlesid sa ka tegelikult, või te koos mõlemad tõite välja nagu seda nüanssi, et kuidas siin gümnaasiumis olles on nagu just need suhted nagu teistsugused või et on ka natukene kahju, et see hakkab läbi saama. Et kui nüüd rääkida sellest õppetöö välisest õhkkonnast, et kuidas te siis Türi kooli iseloomustate? No siin on väga rahulik ja sa kõnnid vahetunnis ringi ja siin on väga selline vaikne. See oleks täiesti tehtav, kui sa näiteks lihtsalt istuksid kuskil laua taha maha ja sa saaksid vabalt teha näiteks keskendumist vajavaid koolitöid, sellepärast, et lihtsalt nii rahulik on siin. Rahulikus, mis veel? No tegelikult arvan, et kuna meid on mõnedes suurte koolidega, meid on vähe, siis siin on nagu natuke sellist nagu kokkuhoidmist ja sa tunned enamjaolt kõiki. Ja see on nagu koolipere on nagu koolipere, et väga harva näeb kedagi võõras, keda sa pole kunagi näinud. Ja siin on mugav. Ja. Mugav, see tähendab? No meil on väga palju selliseid kohti, kus vahetunde veeta. Näiteks seal taamal on üks diivan, siis meil on see kottoolinurk, mis on väga populaarne koht, kus vahetunde veeta. Ja siis on meil veel see lugemissaal, kus on väga hubane minu meelest, eks ju. Ja ma mõtlesin pigem ka nagu, et nagu seltskonna poolest mugav, et nagu siin on nagu inimesed ongi kõik nagu samad, sa tead neid ja kui midagi juhtub, siis sa tead, kuhu minna, mida teha ja siin ei ole nagu šokeerivad sotsiaalsed faktorid minu arvast. Täpsusta, mida sa sellega mõtled, kuigi see on meil puudu, aga olgu ärme täpsusta, seda ei ole meil. Sotsiaalselt šokeerivad faktorid koolis ei ole, aga mis meil on? et sa nagu keegi ei tule nurga tagant ja hakka kiusama sind, nagu seda ei ole. Ehk meil on siis... Ja kui peaks tulema, siis sa tead, kes on ja sa tead, miks ta seda teeb. Ja, nagu... ja sa saad seda korrale kutsuda, mida minagi olen pealt näinud siin koridorides, et kui vahest satubki, ikkagi ju noored inimesed ikka tahaks erinevaid emotsioone kogeda ja vahest satubki see, et keegi ütleb kellelegi midagi, mis ei ole kõige toredam, siis mida mina olen just märganud on ka see, et kuidas siis vastastikku kutsutakse korrale üksteist, et meil nii ei tehta, sest meil on koostöö ja harmoonia ja hoolivus on need väärtused, et tore on neid sõnu rõhutada, sest kui sa neid niimoodi ütled, siis võib-olla tundub, et kus see siis ikka avaldub, aga need ongi need hetked, kus need väärtused tegelikult siis avalduvad. Õpilastele me tegelikult nagu ei mõtlegi, nüüd on harmoonia. Ma arvan, et äkki näeme kunagi hiljem neid nagu väärtusi tegelikult paremini. Just. Ja need asjad on siin siis esindatud, et me oleme siin sõbralikult koos. Kuid selle koolielu juurde käib ju tegelikult ka muu tegevus veel, sul on seljaski õpilasesinduse dressibluus, et olete mõlemad õpilasesinduse liikmed, et võib-olla natukene siis jutustame ka kuulajatele, vaatajatele seda lugu, et mis siin koolis veel toimub. Mida õpilasesindus enne kõike veab ja teeb? No mina tahaks rääkida sellest, mis asi nagu õpilasesindus nagu minu jaoks on. Kui ma vaatasin põhikoolis õpilasesindust, siis ma ei olnud põhikoolis õpilasesindus, minu jaoks oli sellised nagu grupi inimesi, kes tegi midagi koos, aga gümnaasiumis on nagu nii lahe seltskond on koos ja nagu nii tore on koos planeerida, koos mõelda, mida teha ja enamus ajast me lihtsalt naerame ja nagu olemegi koos ja teeme midagi lahedat.
Tahad, ma räägin ühe psühholoogilise triki siia. Vaata, kui kuulata või üldse öelda, et gümnaasiumis on nii lahe seltskond koos, siis tegelikult ega meil seal vastuvõtukomisjonis ei ole see, et nii lahe tuleb, lahe ei tule. On ju. Me võtame nagu ikkagi kõik õpilased, kes tahavad õppida, õpitahe on esimene väärtus vastu, vaid see, et teil siin nii lahe koos on olla, on omakorda tegelikult jälle just selle mõju, et meid on siin vähe, samas parajalt palju, et mitmekesisus oleks esindatud, kõik on toetatud, kõike lubatakse. Ma saan aru, et õpilasesindus tegutseb ka tegelikult üsna iseseisvalt, et teil ei ole kedagi kannaga kuklas, kes ütleks, et nüüd tehke nii, tehke naa. Ja mina olin põhikoolis ka õpilasesinduses, seal oli ka väga tore seltskond tegelikult, aga suurim erinevus ongi sellega, mida ma põhikoolis tegin, ongi see, et me saame väga palju teha ise, mis tegelikult näiteks meid kui 11-ndike valmistab ette järgmiseks aastaks, kui meie oleme need kõige vanemad õpilasesinduse liikmed, kes hakkavad siis omakorda juhendama neid nooremaid õpilasi, et kuidas nemad saavad edasi minna. Ja kindlasti ka edaspidiseks eluks õppime vajalikke asju, näiteks eelarve koostamist oleme teinud projektide jaoks ja nii edasi. Ehk see võib vahel olla ka nörritav, olen minagi pealt näinud ka neid emotsioone, et keegi ei aita, aga lõpuks, kui sa ise leiad need lahendused ja ise selle kõik ära pusid, siis see tagantjärgi tunne on tegelikult ju suurepärane, eks ju. Tegelikult me muidugi saame abi ka küsida, kui me millegagi väga hätta jääme. Ja, aga et see loogika meil ongi seda pidi, et me pigem nagu ootame, et tulge küsige, tulge rääkige, mitte siis ei ütle, et tehke nii, tehke naa. Aga mis te siis ära olete teinud? Teeme natuke reklaami ka, mis on ägedamad üritused, mis Türi koolis toimuvad? No eelmine aasta Playbox ja see aasta ka Playbox. 19. märts. 19. märts. Kus kohas? Jah? Türi kultuurikeskuses tegelikult. Jah, me võime võib-olla kultuurimaja ka öelda, nagu rahvas räägib, me oleme Türi saade, kultuurimaja, kultuurikeskus. Igal juhul teate see maja seal Türi ringtee lähedal. Just. Nii, ja mis seal toimub siis? Miks inimesed võiks seda vaatama tulla? Me rõhutame 19. märts. No toimub tantsimine, saab palju nalja, loodetavasti. Õpilased valivad ühe muusikavideo, mida nad siis kõik koos jäljendavad, panevad selga sobivad kostüümid, dekoratsioonid, igasugused sellised lavakujundused, et oleks võimalikult täpne ja siis seal on žüriiliikmed, kes hindavad ja niimoodi kullipilguga jälgivad, et kui sarnane see ikkagi on ja siis jagavad hinnanguid. See kõlab muidugi väga hirmsalt, aga tegelikult on seal lava peal tantsida ja tegelikult ma usun ka publikus vaadata väga huvitav ja väga tore. Ja igal juhul on ta selline meeleolukus ja noored panustavad sinna võimsalt, isegi nii võimsalt, et ma saan aru, et esinejad ei ole mitte ainult Türilt, vaid üle Eesti igalt poolt koolidest. Ja teie olete selle korralduse sees. Ja. Rääkige siis, kuidas on olnud seda korraldada, on see olnud pingutus? See aasta on läinud minu arust natuke paremini kui eelmine, et eelmine aastas oli esimest korda, nagu meie jaoks esimest korda ja me olime väga pikalt koolis, meil olid väga pikad koosolekud, aga kuna meil on nüüd nagu eelmise aasta põhi all, siis see aasta see on nagu pigem nagu tore kui siuke kurnav. Vaata, see on ju tegelikult ka üks õppimise alus. Täpselt seesama, nagu me ennem rääkisime õppimisest, et ainult tunnis kuulamine on see esimene kord. Kodus peab veel järgi mõtlema ja mõtestama ja siis on teine kord ja kontrolltööd vastad, siis mõtled kolmas kord. Ehk et see on üks eluline tarkus, millega te kohtute ilmselt elus veel väga palju, et kõik asjad, mida sa elus teed esimest korda, nõuavad palju rohkem vaeva ja teist korda on juba seda lusti rohkem, eks ju. Nii et siis, kuhu me inimesi ootame, kordame korra veel? Playboxile. 19. märts. Kõik on oodatud. Muidugi. Aga mis veel koolis tehakse? Mõne teine sündmus ka, mis teile sellest aastast on kõlama jäänud? Me oleme teinud väga palju stiilipäevasid. Minu arust väga lahe oli sõbrapäev. Ja sõbrapäeva stiilipäev. Kus sai fotoboksiga pilte teha ja siis meil oli stiil, punane, valge, roosa ja roosikuller, ise tehtud roosidega, mille siis õpilasesindus valmistas. Väga südamlik oli. Ja siis meie Teidile sinuga saade, mis oli see aasta minu arust nagu eriti naljakas. Ja sellepärast, et esimest korda me kasutasime häält moonutavat seda programmi, et see tüdruk, kes siis salapärast printsi valgel hobusel valis, tõesti ei saaks aru, kellega ta räägib ja et ei oleks selliseid kallutatud vastuseid.
jah, see on tegelikult ka üks näide, meil on olnud ka Halloweeni, me oleme Kadripäeva tähistanud, meil on koolikotki vabad päevad olnud, ehk et sellist jooksvat, lõbusat lisa meeleolu loomist, mis taas seda õpitahet kasvataks, on meie koolis täiesti palju. No nüüd me oleme sellest koolist ja sellest õppimisest ja kõigest rääkinud. Võtame siis siia lõppu lihtsalt ühe lausega kokku, ehk et teie mõlemad siis öelge üks lause, miks on tore Türi Ühisgümnaasiumis õppida? No minul on siin väga tore näiteks sellepärast, et ma tulen Türi põhikoolist tegelikult ja kui ma tulin siia Türi Ühisgümnaasiumisse, siis väga paljud minu klassikaaslased ja lennukaaslased tulid minuga kaasa, nii et mul oli kohe palju turvalisem siin kooliteed alustada, sellepärast et ma ei olnud üksi. Ja mida rohkem aega edasi läks, siis ma sain aru, et tegelikult minu klassikaaslased, lennukaaslased, need õpilased, kellega ma olin õpilasesinduses, kõik on väga toredad. Ja nad olid kõik avatud minu suhtes ja mul oli palju julgem alustada seda gümnaasiumi teekonda. Julgus alustada on see märksõna, et siin saab kogeda julgust alustada. Kuidas sina võtaks kokku seda gümnaasiumi? No ma ütleks niimoodi, et kui sa tuled siia gümnaasiumi, siis kui sul on palju ideid, kui sul on palju mõtteid, siis selline väike gümnaasium, kus on vähe inimesi, sul on väga palju võimalusi enda ideed päriselt ellu viia. Silma jääda, märgata, ennast teostada. Ja kõigile nendele täiskasvanutele, kelle lähedased, lapsed, sugulased on tulemas või kõhklevad alles, kuhu minna kooli õppima, siis 17. märts on meie koolis siis selline vanematele mõeldud vestlusõhtu, kus siis räägitakse täpsemalt koolist. Meie õpilased hakkavad käima kohe-kohe põhikoolides, kus rääkida veel Türi Ühisgümnaasiumist. Ja 25. märtsil on ka kõik oodatud siia proovipäevale meie 9. klasside õpilased on ju. Teie käisite omal ajal sellel proovipäeval üks päev tüügis. Ja varjupäeval ka käisin. Ja gümnasisti varjupäeval ma käisin küll. Ja seda, ehk et see on siis võimalus tulla kogeda neid treppe, nagu sina lapsepõlves kogesid ja tunda ennast siin mõnusalt ja koolis on tõesti vaikne, sest me oleme olnud siin foajees, aga tunnete, kui vaikne see on, sest kõik ülejäänud on koolis õppinud, samal ajal tunnis olnud. Aitäh, et te jagasite oma muljeid Türi Ühisgümnaasiumist ja siin metsaveerel nii otseses kui kaudses mõttes on meil tegelikult lahe olla. Tulge uudistama ja 19. märts Playbox. Just.